Ilusat esmaspäeva teile. Ja minu poolt ka ilusat esmaspäeva. Mina olen Kadrian. Ja olen Kai-Sandra. Ja tänases disainiminutite episoodis räägime armastusest ja suhetest ja just kuidas human design saab tegelikult suhetes toeks olla iseenda ja oma kaaslase mõistmisel ja selleks, et ära hoida mingeid konflikte või lahkhelisid, mis tihtipeale kipuvad olema, sest me eeldame, et kõik käituvad võib-olla nii, nagu meie käitume. Jah, ma arvan, et see tihtipeale tulenebki sellest, et me näeme teist inimest läbi oma prisma ja me võib-olla ei saagi aru, et kui ta ei käitu täpselt nii, nagu meie käitume või et ta mingis samas olukorras, kas käitub siis teistmoodi või et ta kirjeldab seda olukorda teistmoodi kui meie, et siis sealt nagu tekivadki see mingid põhikonfliktid ilmselt, et me oleme erinevad. Ja ongi võib-olla need vajadused on ka erinevad, et kui on ise oled kuidagi nii loomuomaselt oma mustris, siis on hästi raske mõista, et kuidas saab üldse teisiti või võib tekkida see, et teisiti on kuidagi halvem või vale. Kuni sellise lihtsa näiteni, et ütleme, et generaatoritel, manifesteerivatel generaatoritel on vaja magama minna siis, kui nad päriselt tunnevad ennast väsinuna ja ma olin pikalt suhtes ühe generaatoriga ja ikkagi alguses oli see, et kuna need koos Kaisus magama jäämine oli nii mõnus, siis ikka nagu lähme ikka magama koos ja hommikul saame varem alustada ja et mis see siin kell on juba nii palju, selline täiesti mõistmatus, et kas või selline pisikene ja väga lihtne asi, eks ole, võib siin lihtsalt niisugust arusaamist ja mõistmist tuua. Jah, et kui me vaatame just suhteid läbi human designi prisma, siis me võimegi vaadata alustades tõesti sellest, et ütleme, et kus tulevad need erinevad sisse, ongi see, et mis kellaaeg keegi ärkab, kuidas ta magama läheb, mis protsessid näiteks enne magaminekut, kas kellelegi sobib trenni teha või keegi tahab just tund aega enne raamatut lugeda, kuidas on toitumise erinevused, kuidas erinevad keskkonnad inimesi erinevalt mõjutab, kuidas inimesed emotsioone vastu võtavad, kuidas nad tajuvad emotsioone, kui palju neil energiat on midagi ära teha, kui püsivad nad mingis asjas on, kas nad on rohkem algatajad, edasiviijad või nad on ka just ära lõpetajad, nad on projektide lõpule viijad, kuidas on võib-olla mingi õige hetke ära tajumine, et millal on midagi teha üldse ja nagu nii, põhimõtteliselt ütleme, et igas valdkonnas tegelikult võime nagu vaadata, aga meil on võimalik vaadata selliseid pisikesi nüansse, pisikesi detaile, millest tegelikult võivad ajapikku lihtsalt tulla väga suured erinevused, aga see saab alguse mingisugusest väiksest detailist, mida üks inimene teeb ühtemoodi ja teine inimene teeb teistmoodi. Aga mis on sul, Kai, näiteks, kui me räägimegi konkreetselt ka enda elust, sest siin disainiminutites me püüame seda human designi läbi enda prisma võib-olla jagada siukseid elulisi näiteid, siis võib-olla paar asja või praegu üks asi, mis on sul suhtes just läbi human designi saanud paremaks minna või just see, et sa oskad teadvustada või ei survesta teist olema kuidagi ühte või teisi pidi? Ma arvan, et kuna mina ise olen projektor ja minu elukaaslane on generaator, siis sealt see baas, võib-olla kui me tulemegi täiesti selle energiatüübi peale, siis see, kuidas me baasina toimime, võtame kas näiteks ongi energiatasemega, et mul on reaalselt vaja rohkem seda aega, kus ma füüsiliselt ei tee mitte midagi ja ma puhkan, ma taastun sel hetkel, kui ma ei tee mitte midagi ja kui ma analüüsin või mõtlen mingisuguseid plaane ja siis seal teisel pool on tegelikult see inimene, kellel on pidevalt vaja oma füüsilist energiat nagu kasutada ja rakendada ja midagi reaalselt kogu aeg nagu ära teha. Äkki see alguses, rääkides kas või sellest uneajas, et leida seda balanssi. Mina olin samamoodi see, kes ütles, et kuule, et sa päeva jooksul teed nagu nii palju, et sa pead ju öösel taastuma, et tule varem magama, et kuidas on nagu võimalik, et sa hommikul ärkad ülesse, et sa teed trenni, et siis sa teed oma tööd ja siis sulle veel hobiasjad ja siis õhtul saad veel sõpradega kokku, et millal on siis see aeg, nagu millal sa mitte midagi ei tee. Ja sealt tuli nii palju nagu neid nüansse, et ma mõtlesin, ta teeb endale nagu lihtsalt liiga, see ei ole ju reaalne, et see nii kaua nagu niimoodi toimib, aga tegelikult tema jaoks nagu ongi see, et kui ta päeval oma energiat ära ei kasuta just füüsiliselt, siis on see, et ta tuleb voodisse, ta ei maga ja siis ta
on nagu vähkreb ühtepidi ja teistpidi ja hommikul on pigem võib-olla pahur ja väsinud, kui see, et kui ma näen täna, et kui ta saab terve päeva jooksul midagi kasulikku teha või et ta tahab füüsiliselt midagi teha, et siis see uni ja see rütm on nagu tegelikult palju parem, et arvates seda, et ma tahan teda kogu aeg nagu päästa või et teha talle paremini, tegelikult tema jaoks see nagu ei ole üldse õige. No see on omaette teema, et päästa me ei saa kedagi, aga ja tihtipeale me, eks ole, kipume, eriti naised, siin tihtipeale kipuvad oma partnereid, soovivad muuta või kuidagi mõjutada ühes või teises valguses, siis siin võib-olla ongi üks asi on teadvustada seda, et nagunii kedagi ei saa, ei tohi, et ei ole õige muuta, aga siis, kui sa saad veel võib-olla aru ka, et okei, tegelikult ta ongi loomaomaselt teistsugune, tal on see õige, siis see on võib-olla veidi lihtsam. Aga mõni näide, mis sul tuleb meelde? Kus on human design aidanud sul suhetes teha teadlikumaid või targemaid valikuid või olla lihtsalt märgata midagi? No ma arvan, et mul võib-olla need keskused, eks ole, siin on ka, et kui üldse rääkida, siis suhetes ka sa võid vaadata enda ja oma partneri keskused ja just vaadatagi seda, et millised on siis sinul värvilised ja millised on temal värvilised ja millised on niimoodi, et ühel on ja teisel ei ole, et siis nendest te mõjutate üksteist ja seal võivad olla kõige niisugused huvitavamad kohad ja võivad kergesti tekkida konfliktid. Et minul oma see lemmik emotsionaalkeskus, mis minul on siis värviline ja minu eelmisel kaaslasel ei olnud, et sealt tegelikult meil tuli nii palju mõistmist just läbi human designi, sest tihtipeale tema siis või nii-öelda see tema soovitus minule, kui minul oli kurb tuju, oli see, et no lähme kuskile välja, et lähme kuskile, ma ei tea, lähme sööma või lähme kinno või teatrisse, teeme midagi, sul läheb tuju paremaks, siis ma ärritasin selle, alguses oligi, ma ärritasin selle peale nii palju, siis ma ütlesin, ei, see ei toimi mul niimoodi. Ja siis, kui me mõlema, või ütleme, et kui ma jagasin aina rohkem seda human designi ka, siis oligi, sai tulla see mõistmine, et tõesti tema puhul see ongi õige, kui sul on see emotsionaalkeskus valge, siis tihtipeale ongi see, et sa korjad üles teiste emotsioone ja seega kuskile keskkonna muutus on väga toetav ja see kõiki neid emotsioone, mis ei ole sinu omad, ei olegi vaja läbi kogeda. Aga minu puhul, kellel on see siis värviline defineeritud, siis minul on see, et kui mul ongi mingi negatiivne või mis iganes emotsioon, siis ma pean selle läbi seedima, ma pean selleks aega võtma ja kui ma vahetan seda keskkonda, siis tegelikult see ei aita, see võib just kõik inimesed selles keskkonnas alla viia, et see kurbus või mis iganes emotsioon mul sees on, see elab edasi, ega see ei kao sellest, ma võin seda peita, aga seda on väga tajuda. Nii et ma arvan, et see on niisugune nagu hästi baasiline, mis lihtsalt aitas väga palju. Lõpus oligi nagu see konflikte, õigus ja mul tuleb meelde, et ja sa pead ju seda seedima, okei. Ja väga tubli oled, et sealt tuli nagu seda, see oli nii tore, kuidas see selline klikk käis. Ja ma arvan, et mina olen ka just siis see pool, kellel on see emotsionaalne keskus valge ja ma võtan väga palju siis teiste inimeste emotsioone üle ja mind mõjutavad väga palju igasugused filmid, igasugused väikesed sellised väikesed elemendid, mis päris kiiresti võivad minu nagu tuju kõigutada ja kui ma varasemalt üksi elades ei saanudki aru, et mul väga mingisuguseid tujusid on ja ma alguses pidasin ka seda nagu selleks, et mees ja naine lähevad kokku ja siis naised on nagu tujukamad võib-olla või et siis kooselus tulevad mingisugused elemendid välja, aga täna ka olles teadlik, kuidas ma just väljapoolt mõjutatud olen, siis ma oskan väga kiiresti panna nii-öelda nagu näpu peale ja saada aru ja ka võib-olla väljendada seda, et ma praegu, kui ma olen nutan või ma olen emotsionaalne, siis see ei ole see, et meil omavahel on mingisugused teemad või et ma isiklikult tunnen, vaid lihtsalt ongi vahel on see, et nii kurb film oli, et on olnud neid olukordasid, kus ma nutan diivani peal ja elukaaslane tuleb koju, mis on, et kohe hakkab midagi lahendama, siis lihtsalt ongi olnud see, et nii kurb film oli, ma elasin sinna sisse kaasa. Ja minul toimibki see, et ma panen filmi kinni ja ta teeb paar nalja ja mul on tuju nagu okei, mul ei ole nagu üldjuhul vaja midagi nagu pikalt seedida. Et see dünaamika
ma arvan, et mind ennast on nii palju aidanud ja temal jällegi vastupidiselt, tal on see defineeritud, tal on vaja aega, tal on vaja seedida ja tal üldjuhul on mingi põhjus, miks tal see emotsioon nagu võib-olla sealt kuskilt tuleb ja kindlasti see aja andmine, et tal on ka see otsustamine läbi emotsioonide, mul käib pigem otsustamine kiiremini, siis see on, ma arvan, kõige suurem koht, mida mina ise täna teadlikult teen. Ma saan aru, et tal on ka nagu need keskused seal, siis tal on split definition, tal nii ehk naa läheb nõksa kauem aega. Ma saan aru, miks tal ei teki nagu mingisuguste ideedega nagu sellist kohest selgust nagu mul on, et ma siin nagu siin see fakt, see kõik nagu kogu informatsioon otsustatud lähme või idee või see on õige või vale. Et kui ma vanasti surusin pigem võib-olla nagu seda peale, et see on ju selge, see on ju arusaadav, et kuidas peab käituma, siis täna, kui ma olen õppinud andma aega, siis ma näen, et tema jõuab oma tõeni omamoodi, ta jõuab nende tulemusteni omamoodi ja see on nagu vähendanud minu enda jaoks nii suurt nagu seda pinget võtnud nagu vähemaks, et ma tean, tema jaoks on õige, tema moodi otsustada, mina jään sinna selle juurde, kui mul on see kiire otsustamine või kiire arusaam ja me jõuame tegelikult nagu selle ühise keeleni lihtsalt natukene erinevaid teid pidi. Ja see on, mul samamoodi oli siis, minul on ka see emotsionaalne otsustamine ja siis partneril oli ka see kiire, sakraalne ja siis tõesti ka samamoodi, et kas või endale kindlaks jääda, et mul vajabki see kauem aeg ja tuli see surve, aga kui tema on otsuse ära teinud, teeme või üldse ei tee või et anna mulle, et otsustame kiirelt. Ma ei saa praegu, et siis lihtsalt julgeda ka öelda seda, et on aega vaja, aga see mõlemad pidi tegelikult nagu aitab mõista ja tõesti aktsepteerida, et lihtsalt see protsess käibki erinevalt ja mitte siis võib-olla nagu ärrituda mingites olukordades. Et ma tean, mul oli lugemisel ka üks väga tore näide, kus siis üks naine siis nad kihlusid, valis kihlasõrmust, läksid esimese poodi, tal on ka see kiire sakraalne otsustamine oli, et võt, see sõrmus, seda ma tahangi. Ja mehel oli siis vastupidiselt emotsionaalne, see on, oled sa kindlalt, äkki käime ikkagist läbi, vaatame veel, et see oli esimene, see ongi korras. Ja nüüd mitmeid aastaid hiljem ta endiselt on nagu selle valikuga väga rahul, aga seal ka taaskord see mõistmine, eks ole, et protsessid käivad erinevalt ja lihtsalt üks ei ole vale, teine ei ole õige, vaid igal ühel on oma tõde, et võib-olla siin üldse suhetes aitabki see human design mõista, et meil kõigil on oma tõde ja isegi kui meie kallim või kaaslane, tihtipeale need tõed võivad olla väga paljudes asjades sarnased, siis mingites asjades me oleme ikkagist erinevad ja seda siis teadvustada ja endale meelde tuletada. Ja sellega seoses me just, mida me ka oma koolitustel jagame, et meil tuleb siis see 3-osaline sari, kus me esimesel koolituse osal siis keskendumegi just nendele erinevatele energiatüüpidele, nendele erinevatele vajadustele, mis tulevad ka nende sellest signatuurtundest, et üks tahab nii-öelda nagu edutunnet, teine tahab rahulolu, keegi tahab rahu, üks tahab olla pidevalt üllatatud, me räägime sellest mitte mina tundest ja kuidas need energiamustrid kõik nagu igapäevast suhtlust mõjutavad. Ja siis me räägime, teises osas on see armastuse keeled, mis on profiilid ja ma hiljati jagasime neid armastuse keeli just siis selle profiili järgi ja siis mina jagasin veel ka oma sellel kontol, mu elukaaslane nägi ja just täna hommikul oli see, et ta tuli, ta nägi, et ma olin veits nagu löödud teatud asjast ja siis ta tuli ja muudkui kiitis mind. Ja ma ei saanud algul nagu aru, et kust nüüd selline mingi kiituste laviin tuli ja loomulikult mulle see meeldib. Ja siis, aga sa ju jagasid, et sul on vaja seda tähelepanu ja sul on vaja kiitust ja kõiki neid häid sõnu ja siis mõtlesin, et jaa, et kui sa tegelikult üks on see, et mis on see teooria, aga reaalselt elus ka, ongi, et ma tegelikult näen, et mind nagu tõesti kuigi muidu 5 armastuse keele järgi on mul kvaliteetaeg ja eelkõige nagu selline füüsiline puudutus, aga mul tõesti see mingisugused sõnad on sellisel seal näiteks nende valikute järgi kõige viimane, aga kui see tuleb just need kiitmine, mis tuleb nagu human designi järgi, et kui sind kiidetakse sinu enda nagu pärast või mis on sinu nagu need, kui inimene märkab ja näeb sind, mitte lihtsalt see, et sa tegid midagi nagu hästi, et ma ei tea, koristasid hästi, vaid kui ta märkab midagi sellist, mis on minule oluline või mis on minu loomusega kooskõlas, et mitte lihtsalt niisama mingid head kiidusõnad, siis ma sain aru, et see on ikkagi tegelikult see, et miks mul on nii oluline, et on sõnad,
aga mitte lihtsalt niisama sõnad, vaid et nagu sealt sõnade taga märgatakse mind. Et nagu mul on olnud neid kiitusi nagu väga palju ja ma tean täna, et miks nagu mingid teatud niisama kiidusõnad nagu ongi, et see ei jõua kuskile kohale, on olnudki lihtsalt nende asjade eest, mida võib-olla väliselt nähakse, aga mis ei ole nagu minu omased, vaid need on kuskilt, ma ei tea, kuidagi nagu kas laenatud oskused või olgi, ma olen midagi teinud ära, aga et kui mind kiidetakse nagu päriselt selle eest, kes ma olen, siis see on hoopis teistmoodi ja see on mul aidanud nagu aru saada, et tegelikult need sõnad on ka mu jaoks olulised, mitte lihtsalt mingid füüsiline nagu kallistused ja kvaliteetaeg, vaid tegelikult nagu ka sõnadega ütlemine. Ma ei tea, kuidas sul armastuse keelega on? No mul profiili järgi on 4, ma olen 4-6, nii et üks kõige olulisem asi minu jaoks ongi see, et ma oleksin nii-öelda, et seal oleks selline nagu sõprussuhe või kogukond või sõbrad oleks samad või selline nagu mingi ühine punt koos ja 6 tuleb see koos kasvamine, pidev üksteise push imine, koos arenemine, et selline pidevalt nagu paremaks inimeseks saamine ühisel rajal. Ja seal ka see 6 oli, mul kaaslane oli 6-2, nii et see 6 nagu klappis mega hästi, et minu arust oli mu elu kõige suurem peegel, imeline, aga see 4 ja 2 küll omavahel natukene mingites olukordades põrkusid, sest 2 vajab hästi palju üksi olemise aega ja 2 jaoks ongi just see oma aeg ja tema nii-öelda anded, mõtted, olemus saavadki tegelikult küpseda just üksi omas energias olles, kuivõrd 4 on just selline nagu hästi inimeste inimene ja seal ka, seal oli tegelikult eriti alguses oligi selline konflikte, et kui mina tahtsin asju koos teha, koos võib-olla nagu niisuguste oma pundiga, siis tal oli pigem just nagu mingeid üksi olemise aegu ja tegelikult seal oli see õppimiskoht mõlemat pidi, et kuidas seda tasakaalu siis tegelikult viia ja igal ongi seal ei tähenda seda, et see ei toimi, aga lihtsalt seda teadvustada ja siis leidagi neid võimalusi. Aga jah, kindlasti see oli üks nagu selline proovikivi, ütleme. Jah, meil on praegu ka nendel paari nõustamistel olnud väga palju seda, kus tekib see arusaam, et ongi, et kui ühel on 4, ükskõik millises kombinatsioonis on see 4 seal sees ja teisel on 5, siis ongi tulnud nagu lauale sellised teemad, mida muidu nagu ei ole osatud selgitada, et miks näiteks see 4 ei taha minna selle 5 uute sõpradega välja ja ongi, et see 4 näiteks ei mõista, et miks see 5 tahab suhelda mingite sõpradega, kelle ta näeb võib-olla kord aastas ja minna nendega mängima ja mingeid mänguõhtuid teha või mingeid spordiasju koos teha või miks ta üldse tahab kuskile suvalisele võistlusele minna. Ja siis jällegi 5 on see, et aga ta ei taha nagu kogu aeg ainult ühes sõprusringkonnas olla või ta ei taha kogu aeg olla kuskil nagu kinnises puuris, eks ole, ta tahab just uusi inimesi, uusi tutvuseid, midagi nagu sellist väljapoolt mingisugust vaheldust, ta ei taha kogu aeg oma samade sõprade puntidega kogu aeg kõiki asju koos teha. Et kui inimesed saavad aru, et kust kohas see erinevus tuleb ja ta saab aru, et see ei muutu ka, see on nagu sul eluks ajaks kaasas, siis on see, et seal saab vaadata, et kuidas siis kuidas leida see ühisosa ja kuidas kumbki saab nii-öelda nagu omaette koos olla. Ja mul oli ka, mu esimesel kutil oli profiilis 5 ja siis ma veel teadlikult ei olnud human design niimoodi süübinud, et ta oli inglane ka britta ja siis tal oli ka, mina olen 4, ta on 5 ja täpselt see, mida ka ise kirjeldasid, just see, et kui me käisime kuskil reisidel ja tahaks nagu rahulikult kahekesi süüa, rääkida juttu, siis ei vaja naabritega hakata suhtlema. No esiteks ei ole üldse eestlaslik ka, aga eriti just sealt see. Siis ma pigem paningi seda rohkem võib-olla kultuurilise erinevuse kirja, aga tegelikult see tuleb nii sellest profiilist ja tema jaoks oligi see kõige põnevam osa just nagu võõraste inimestega, siis ka just mingitel puhkehetkedel hästi suhelda ja selline nagu kerge small talk ja lihtsalt, et selleks üheks õhtuks selline nagu tore seltskond,
siis minu jaoks seal peab olema tähendus, seal on see, et ma ei viitsi niisama nendega suhelda, et mulle väga meeldib uute inimestega ka tutvuda, aga siis seal peab olema see mingi alge pikaks selliseks nagu, et need oleks kohe minu inimesed, et sealt oleks see jätk. Et siis see oli ka mulle ikkagist kohati väga raske. Oligi, see taaskord on ju aru saada, et miks sul on vaja, kas siis et kas ei ole nagu minuga piisavalt huvitav, aga teisel inimesel see ongi see 5 puhul, see on see vabadus, mida on vaja anda ja see on see, mis neid täidab tegelikult ja kuidas tegelikult nende elus ka erinevad, mida nad on mõeldud tegema ja mõeldud oma energiat jagama ja inimesi mõjutama, et seal lihtsalt leidagi need valemid ja trikid, mis selles dünaamikas toimivad. Ja mis veel läheb nii-öelda armastuse keele alla, on tegelikult siis meie natukene ka nagu seedimine ja tugevaim meel ja kuidas me oleme keskkonnast mõjutatud, et mul täna kodus on see, et meil on mõlemal nii-öelda nagu köögid, on ideaalne keskkond ja meid tõeliselt seob algusest saadik nagu toidu tegemine, mina küll ei osanud, selles mõttes ma oskasin head toitu hinnata, ma ei osanud seda ise teha, aga ka sellega, et me oleme küll ühtepidi nii-öelda siis köögid on meil oluline, et täna me teame, et meil mõlema jaoks on ühised ka söömisajad või ühiselt toidu ostmine või mingisugune kõik nagu toiduga seotud tegevus on oluline. Näiteks minu jaoks on oluline see, et või nagu näiteks kvaliteetaeg on koos ühiselt poes käimine või toidu valimine. Issand jumal, kõige kohutav. Mis meie jaoks, mõlema jaoks on nagu ühine tegevus, mis käivitab meid nagu, et kas me läheme koos poodi. See on see ühine koos toidu nagu tegemine ja mingisugune need elemendid meil on nagu täna ongi. Meie jaoks on see nii loomulik. Kui sa praegust ütled, siis ma tõdesin, ma sain taipumised. Mul ka kaaslasel olid köögid ja siis mulle üldse ei meeldi poeska või mingi toidupoeska ja see on kõige tüütum asi. Siis oli tihtipeale, ta teadis, kuidas ta oli, et kas sa tahad, ma käin ise poes ära ja siis tema jaoks üldse probleeme. See selgitas mulle. Ja aitäh, nii et see minu arvastuse keel oli see, et ta teadis, et mulle ei meeldi poes käia, siis ta käis minu ees, see oli väga armas. Et siin on neid varjundeid on nagu palju ja ilmselgelt seda ei saa nagu üks ühele panna, et kõigile, kellel on köögid, neile meeldib poes käia, aga seal nagu neid detaile on päris palju, see tunnetuse küsimus ja sinna saab süübides tegelikult endale kasulikke trikke. Meil näiteks, mis veel erinevus on see, et kui me teeme nagu koos süüa, siis ongi see, et tema jaoks, kuna tema tugevaim meel on maitse ja mul on väline nägemine, siis seal ka see vahe, et tema jaoks ongi, et ta võtab aega, et toitu päriselt nagu teha ja valmistada, et see maitseks hästi, siis minu jaoks on see, et kui ma teen süüa, siis on see, et tegelikult see maitse on oluline, aga ma panen rohkem rõhku sellele, et toidu välimus oleks nagu ja meil on olnud ka päris palju nagu neid elemente, et kes siis mida nii-öelda nagu tunnustab, et ma tahaks saada kiitust sellest, et see toit näeb nii nagu hea välja, eks ole, ma olen vaeva näinud, et lauda katta ja kõiki asju teha ja tema tahaks, tema jaoks on oluline see, et toidu maitse on nagu kõige olulisem, eks ole, ja see laua katmine ka, aga kui ma täna nagu teadvustan seda, siis ma tean, et ta pigem väärtustab seda, kui see toit maitseb hästi, kui see, et kui ilusaks ma seda laua olen teinud, eks ole, ma tema puhul jällegi tean, et tema jaoks on olulisem siis see, et need on nagu natukene nõksa nagu erinevad nüansid, et me nagu teame kiita või nagu tunnustada seda osa, mis sellele inimesele nii-öelda nagu ka päriselt korda läheb. See on ilmselt ka üks selline väike detail, mida ma silmas hoian, et kui ta veel ekstra näeb vaeva, et ta katab laua ära, ma tean, ta on ekstra mõelnud selle peale, eks ole, see on nagu jällegi see armastuse keel, et ta lihtsalt ei pannud mega head toitu kokku, vaid kui ta võttis selle aja, et nagu panna seda ilusti serveerida ja võttes aega, et luua mingi õhustik, siis on see, et see on nagu ekstra minu jaoks hea. Seal ma samastun, sest oligi oligi mu eelmisel kaaslasel ka see väline nägemine ja see palju ta võttis aega, et ilusti asju taldrikule panna on omaette teema, aga siis ma õppisin ka ikkagi ilusti panema, sest minu jaoks see varasemalt ei olnud absoluutselt oluline ja siis, kui ma tõesti panustasin sellesse energiat, siis see tähendas väga palju, et siin saab ka, ütleme, et üllatada võib-olla ja teisi siis panna sinna energiat, mis teisele korda läheb, mitte võib-olla sinna poole, mis sinu arust on hea,
et noh, ma kujutan ette, et sulle siis kaasas ei ole oluline, et kas sa teed selle ilusaks või mitte, et siis pigem sealt võtta kokku. Aga meie kolmas, see ongi siis kolmes osas ja kolmas osa keskendub sellele, kuidas koosmõju on just võib-olla, kuidas kaks inimest, kuidas nende aurad üksteist mõjutavad ja just sellele, et kuidas nad koos toimivad, et seda me juba rääkisime, eks ole, sellest emotsionaalkeskuse näitest, aga siin vaatame need keskused üle, aga kas või selline element, et oleneb palju teil nagu kokku tuleb neid keskusi, et mul siis eelmises suhtes tuli 9 ja see 9 ongi see, et sa oled nagu täiesti iseseisvalt toimiv üksus. Selles suhtes jah. Ja sinna näiteks ütleme, et kui lapsed peaks olema, siis lapsed võivad tunda, et neil ei ole sinna nagu ruumi vahele tulla, siis ongi, te olete nagu kõik energia täidate üksteisele ära, et oletegi täiesti tervik, mis on ühest küljest, eks ole, saabki kõik ühelt inimeselt kätte, aga teisest küljest sealt võivad tulla ka esineda väljakutseid ja samamoodi näiteks lahtilaskmine. Miks mul oli ka nagu see, ütleme, lahkumineku protsess võttis, ma ei tea, aastaid aega, siis see oligi, et väga raske on sellest, see ongi, sa oled nagu nii harjunud, see on nii tuttav energia sulle ja kuidagi nagu üksi olles tundub, et midagi on puudu, et sinna võib hästi kinni jääda. Ja näiteks minu puhul eriti, kuna minul on siis identiteet ja siis kroon ja mõttekeskus tühjad ja temal ei olnud, siis mina võtsin tema mõtted ja identiteedi üle ja kui ma jäin siis üksi, aga see oli ka siis, ütleme, et kui me olime koos, aga olid mingid reisid või sellised olukorrad, kus me ei olnud mõnda aega, ei näinud üksteist, siis mul oli niisugune tunne, et nagu ongi niisugune pohmell reaalselt, et enda energiasse tagasi saada, siis see võttis, ütleme, mingi 4 päeva aega vähemalt, et ma saaksin siis enda sellesse, et tunnetaksin see ära, et okei, nüüd ma olen jälle tasakaalus, et kuidagi see lõi tasakaalust välja, et see oli ka, see on kuidagi lihtsalt mehaanika, siin ei saa konkreetselt midagi teha, sa saab teadvustada, seda saabki siis lihtsalt see enda ots lahke olla ja seda siis kuidagi arvesse võtta, aga iseenesest siin ei saa otseselt, see mehaanika toimib ikka. Ja tal seda ei olnud, et kuna ta oli palju defineeritum, et ta võttiski minult ainult emotsioonid ja kõri üle, et siis niisugust asja nagu ei olnud, et see on ka hästi huvitav. Ja võib ka olla ka neid just suhted, kellel on vähe defineeritust ja koos olles ka ei tule ja neil sobibki rohkem teha koos ka olla, aga rohkem nagu omaette, nad vajavad just veelgi rohkem nagu sellist kõrvalaega. Ja üksi olemise aega. Ja üksi olemise aega ja neile sobib, et nad ei ole võib-olla 24/7 kogu aeg koos, et see ongi, et see väga palju nagu mõjutab seda sellist suhte koos olemise ja lahus olemise dünaamikat, mis on nii-öelda nagu mõjutab. Ja siin võibki olla näiteks nendes suhetes, kus on, ütleme, 3, võib-olla isegi 4 avatuks, siis sobivad sellised, et ütleme, et üks inimene töötabki võib-olla teises linnas, teises riigis, et seda sellist, elukorraldus on iseseisvam. Et või kas või meie puhul, eks ole, meil jääb 3 avatuks ja meile väga sobivad, sinna samamoodi on see, et sinna mahuvad teised inimesed vahele. Et meile sobivad erinevad koostööd, erinevate oma asjade tegemine, et siin on seda nagu õhku ja ruumi tegelikult teistele ka, kuivõrd ütleme, et ongi kas või mingite äride puhul, nüüd läheb natuke teiseks teemaks, aga et kui su äripartneriga on kõik keskused 2 peale defineeritud, siis tegelikult ütleme, et niisugused koostööd võivad olla üsna keerulised, sest sinna lihtsalt ei mahu keegi teine vahele. Ja mis veel, et mida nagu koosmõjuna saab vaadata, on erinevad kanalid, eks ole, et kuidas need kanalid mõjutavad, mis on nagu need, et ühel tuleb üks värav ja teisel tuleb teine värav, need mõjutavad, annavad supervõimed nii-öelda, aga mis veel on tegelikult on see, et kui ka näiteks ütleme, et 2 projektorit kokku saavad ja nende omavahelise koosmõju annavad nagu tervikuna, näiteks nad võivad muutuda manifestoriks või ka näiteks generaatoriks või manifesteerivaks generaatoriks, et siis ka, et isegi kui sa üksinda oled nii-öelda nagu kui sa üksinda oled näiteks projektor, eks ole, sa oled harjunud oma energiaga ja siis ongi, et koos olles tekib midagi täiesti sellist sinu jaoks võõrast või
või midagi nagu kolmandat, et see energia läheb teistmoodi käiku, sest et lihtsalt mingid keskused saavad läbi kanalite täidetuks, et siis on ka seda kindlasti nagu väga huvitav vaadata ja see kindlasti nagu tegelikult mõjutab seda dünaamikat ja võibki alguses ka tekitada segadust, et kuidas nagu ma võib-olla muutun järsku nii algatajaks või mul tekib nagu ekstra palju energia koos olles ja siis noh, et sellega ka, seda tuleb lihtsalt nagu teadvustada, et kuidas see koosmõju on ja kuidas see teine inimene sind mõjutab, sa oled lihtsalt teadlikum, sa tead nii-öelda nagu me siin ka nendes näidetes välja oleme toonud, sa tead, kust kohast see nii-öelda nagu tuleb, sa oskad sellega midagi ette võtta või sa oskad seda nagu ka oma suhtesse kuidagi planeerida ja ei ole, et ongi, kui sa tead, kus kohast need erinevused tulevad või millistes osades te sarnased olete, see võimaldab nagu igapäevaelus nii palju asju lihtsamini kuidagi aktsepteerida, märgata ja olla lihtsalt nagu paremas dünaamikas ja paremas harmoonias, et see ei ole nagu kogu aeg mingisuguste asjade ragistamine või teineteise muutmine, eks ole, et seda ilmselt endiselt on ikkagi palju, et sa loodad, et teine inimene mingil hetkel siis no äkki ta ei taha mingil hetkel nii palju võõrast inimestega olla koos, et no äkki ta ikka mingil hetkel leiab oma õige pundi, kellega ta tahab olla elu lõpuni koos, on ju, et ta lihtsalt pole veel leidnud neid õigeid inimesi, aga ei. See on, tapame neid lootusi. Kui ma ikka piisavalt palju nagu rõhutan seda, et kõik peab olema ilus, et siis ta äkki hakkab ka nägema, et peab ilus olema. Noh, neid nüansse on nagu nii palju, et see kirev või see ampluaa, eks ole, et millest on rääkida nagu palju ja me koolitusel ka, et ma arvan, et mis on nagu selle koolituse väärtus on see, et me anname selle baasi kätte ja kui sa tuledki sinna koolitusele ja võib-olla laivis näiteks vaatad esialgu oma hetke paarilist ja vaatad, analüüsid seda nii-öelda nagu hetke suhtes, aga kuna sa saad ka salvestuse, siis sa mingil hetkel võid vaadata näiteks oma lapse dünaamikat või vaatad oma vanema dünaamikat seal. Et seal ei pea selles, kuigi see on nagu suunatud romantilistele suhetele, siis tegelikult see teadmine tõesti pädev kõikide inimsuhetega, et seal see ei pea olema tingimata just romantiline ja see ei ole mõeldud ainult suhtes inimestele, et tegelikult ka lihtsalt kas või enda kohta õppimaks, et mida sa soovid, mida sa vajad ja täpselt nagu Kai ütles, siis seda vaadata kas või enda lähedaste või perekonna perspektiivist või oma sõbrannade koosmõjust, et siin tõesti tegelikult on, võib-olla ongi kahe inimese koosmõju või mida üks või mida teine vajab, et üsna universaalne. Ja meie kasutame seda väga palju ka koostöö puhul, et natukene võib-olla ärilisemas võtmes, mitte nii palju armastuse keelte puhul, aga siiski see hästi-hästi toetav. Jah, et kui meil ka võib-olla ühiskonnast on väga palju mingisuguseid mudeleid või arusaamasid või me vaatamegi näiteks mingeid Hollywoodi filme, eks ole, ja seal tekib, et ma justkui peaks oma suhtes tahtma seda või et sa ajad taga mingisugust konkreetset mingit ühte elementi sealt või see tundub, et see ideaalne armastus on nagu ainult ühtemoodi, siis tegelikult human design eelkõige õpetabki, et iga suhe on tegelikult omamoodi, igas suhtes on oma dünaamika, erinevad vajadused ja see võib täiesti erineda näiteks sellest, mis oli su vanematel või mis ongi su sõbrannadel, eks ole, või õdedel-vendadel, et vastavalt sellele, et kes siis omavahel kokku saavad. Võib-olla see üks nüanss veel, et meil ikkagi päris palju paarisuhete nõustamisele tullakse, siis on kas see eelküsimus, äkki ma tulen ja äkki te ütlete meile, et me ei sobi kokku. Et siis tegelikult sellist asja ei ole, et kõik nii-öelda nagu sobivad ja ei sobi omavahel, seal on kindlasti mingeid elemente, mis tekitavad konflikte või mis on nagu potentsiaalsed konfliktikohad, mis on potentsiaalsed väljakutsete kohad, aga see ongi nagu see, et kui sa oled nagu kõik on ideaalne paiga, siis ei ole arengut. Et sul on igas suhtes mingid elemendid, mis tagavad selle, et miski tõukab kogu aeg arengusse, miski tõukab kogu aeg nagu edasi, aga lihtsalt, kui sa oled nendest teadlik, siis sa saad seda nagu justkui edasi liikumiseks kasutada, mitte see, et sa kogu aeg ühe koha peal seal kuidagi ragistad ja ei saa aru, mis siis toimub ja kes mida tahab ja mis on need vajadused seal taga. Et ma arvan, et meie soov nagu selle koolitusega ongi inimestele natukene sellist teistsugust lähenemist anda, mõista seda suhete dünaamikat ja mehaanikat, mis seal taga on, et see on justkui nagu selline, et 1+1 on 2 ja mingil hetkel 1+1 on 3, mingil hetkel on ta 4-5, aga mis hetkedel seda tegelikult sa saadki nagu teada, kui sa tead, mis oled sina, mis on see teine inimene ja mis on see, kui te kokku panete ennast. Just.
nii et kutsume teid koolitusele, siin all on lingid, võid vaadata, see saab olema iga kell ka järelsoetatav, nii et kui sa vaatad seda, ütleme 2025 aastal või veel hiljem, siis sa ikka saad. Ja kui need human designi teemad sind kõnetavad või huvitavad, siis võid julgelt meid ka jälgima hakata, võid kommentaaridesse kirjutada võib-olla, mida sa tahaksid kuulda või millest sa sooviksid, et me räägiksime, me hea meelega võtame sinu ideid arvesse, et kirjutada meile ja suhelda meiega. Et aitäh ja järgmiste kohtumisteni. Tšau! Tšau!